No, tere, head vaatajad, Punkar TT siinpool. No, Eurovisioon on ammu läbi, aga nüüd alles tuleb video. Ega seekord see väga pikk ei tule, sellepärast et väga palju rääkida võib-olla pole. Et ilmselt, kuna ma tegin live streami Eesti Laulu ajal, siis kõik emotsioone saate sealt järele vaadata ja ega mul täpselt ka kõik meeles pole, mis rohkem meeldis, mis ei meeldinud, aga jah, Vanilla Ninja kahjuks finaali ei saanud Eurovisioonil, aga sellegipoolest nende esinemine mulle meeldis ning ma isegi tegelikult võib-olla alguses eks te nägite, et ma olin pisut pettunud, et nemad valituks osutusid, aga samas tegelikult laulul polnud viga, see polnud lihtsalt üks mu lemmikutest. Aga tore oli ikkagi, et nad said jälle minna, kuigi nad on juba korra käinud. Kerli Kivilanel oli see on esimene kord, nii et ega väga hull ei olnud, ega vähemalt mingi osa võib-olla täitus, kui see unistus oli Eurovisioonile minna. Ja kahju pisut, et mu lemmiklaul jäi viimaseks, sellest ja paarist muust Eesti Laulust, mis sel aastal olid, tuleb kõige viimases videos ka natukene juttu, sest lähevad ilmselt sinna kategooriasse, et laulud, mis oleks võinud ka kas tabelisse saada või valivad või nõuavad või võiksid tähelepanu saada. Igal juhul, et kuigi ma alguses olin võib-olla pettunud pisut, et Vanilla Ninja võitis, siis hiljem oli mul jälle väga hea meel, seepärast et kui hakkas tulema reaktsioonivideoid, siis kaks tüüpi, kes pidevalt reageerivad ja on öelnud, et Eesti saadab tavaliselt mõne enamasti mehe ja mingi igava poplaulu, kui välja jätta Tommy Cash ja Aalika, siis seekord tulid naised ja nad olid kohe nii rõõmsad ja neile nii meeldis see, et mul oli kohe ootasin, kui ma nägin, et see reaktsioonivideo on tulnud, siis mul läks kohe tuju heaks, et selle peale ma ei mõelnud siis, kui Vanilla Ninja läks, et nüüd vähemalt nad said nüüd Eesti saatis lõpuks naised ja nüüd katsugu nüüd midagi halvasti öelda ja tegelikult nad midagi halba ei öelnud, neile tegelikult väga meeldis ja väga lõbus laul oli ja mul oli tegelikult seda, kui Eestile ennustati viimast kohta nagu Eurovisioonil, siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla tõesti, aga siis kui nad tegid uue versiooni, panid rockima üks pisut, siis mulle jälle uskusin, et nad tegelikult võiksid ikka finaali saada, aga kahjuks läks niimoodi, et ei saanud. Ega ma teisi laule väga ei kuulanud, kuigi ma olen nüüd hakanud pisut Eurovisiooni vastu huvi tundma ja olen mõningaid vanemaid laule kuulanud, võib-olla kunagi teen video, kus ma toon igast välismaa riigist välja mõned laulud, mis mulle meeldisid. Aga siis, kui ma olen kõik ära jõudnud ja sinna läheb kindlasti aega, et seda lähiajal tulemas ei ole. Aga võidulaulu ma olen kuulanud, Bulgaaria võitis esimest korda, palju õnne neile ja mulle see Pangaranga laul tegelikult väga meeldis. Et selles mõttes oli väga tore, et kahju küll, et Eesti edasi ei saanud, aga võidu puhul oli mul hea meel, et võitis. Ma ei ole küll Iisraeli laulu kuulanud, mis teiseks jäi, aga see Pangaranga laul tegelikult meeldis ja see show, mis nad tegid seal finaalis, oli üpris lahe. Ja Bulgaarial esimene kord üle võit ja nüüd saavad nad seda Eurovisiooni järgmine aasta ka teha, nii et kes iganes meist Eestist siin Eurovisioonile järgmine aasta läheb, saab Bulgaariasse minna, kui pole seal varem käinud, nii et lahe. Vanilla Ninja puhul on veel tore ka see, et nad ju esitasid Eurovisiooni eelpeol, esitasid ka laulu Cool Vibes, millega nad ju Šveitsi esindasid mitu aastat tagasi. Et jah, aga selle puhul ma ei ütle, et seda oli nüüd ette näha, et Eesti finaali ei saa, aga selle puhul tulemuse mõttes, ma küll lootsin, et nad saavad finaali, aga pärast Tommy Cashi oli kolmandat kõrget kohta, oli millegipärast arvamus ju igal pool, et ei teagi, kes nüüd võiks minna ja tema koha endale võtta, et selle puhul oligi pisut eelmaimus oli olemas, et nad võib-olla väga nii kõrgele nad ei jõua, kui Tommy Cash meid viis, aga seda, et nad finaali ei saanud, seda ma ei uskunud, aga kahjuks läks niimoodi, aga eks vahel peabki natukene ka madalam koht tulema, et ega pole hullu, me saame mõned kuud veel ja Eesti Laul konkurss läheb uuesti lahti ja saame võib-olla äkki jälle minna
ja võib-olla siis teeme selle tagasi selle koha ja saame finaali. Ja igal juhul muidugi ma mäletan, et kui ühed Eurovisioonile reageerijad vaatasid Eesti nagu seda recap'i, mis iga aasta Schlagerlukas kanalil on, üks välismaalane teeb, paneb igast klipi, iga riigi etteastet, kõik, mis Eurovisioonil käinud on, paneb väikse lõigu ja niimoodi kokku, pluss aasta, pluss koht, mitmendaks jäi. Et siis, kui Norra Eurovisiooni fännid vaatasid Eesti Eurovisiooni seda videot, siis see oli siis, kui Tommy Cash oli minemas. Siis nad vaatasid, et nii mitu korda järjest on Eesti ei ole finaali saanud, et tavaliselt võib-olla nende sõnul nemad mõtlesid siis, et võib-olla see ongi üpris tüüpiline see, et kui korra ei saa, siis ei saa ka järgmised aastad, nii et nüüd ongi nagu põnevus vaadata, et kas see väide vastab tõele või mitte. Et aga no see sõltub, kelle me valimine järgmine aasta, kes ja mis valikud meil on. Et saab näha. Igal juhul nüüd on põnevust oodata ja mõelda, et kes sinna võiks minna ja kes seal juba käinud on, et kes võib-olla ei peaks enam saadma. Minu arvates ma vist nägin mingit postitust, ma vist jälgin ansambel Viiralti lehte, et nemad võib-olla panid midagi, et võib-olla võiks Eesti Laulule saata, et neil on mõned laulud üle vist, kui ma õigesti nägin, et igal ma arvan, et see oleks üpris lahe, kui nad tuleksid. Mulle Viiralt meeldib. Et ja kindlasti võiksid ka mõned artistid jälle tagasi tulla, kes on Eesti Laulul käinud, aga ei ole veel sinna jõudnud. Et igal juhul neid valikuid kindlasti tuleb ja saab näha, kes järgmine aasta ka õhtuid olid, see aasta Taukar ja Korea tegid üpris lahedalt ja mulle meeldis ka see, et hiljem, kui Eesti Laul läbi oli ja ma vaatasin, et kas keegi vaatas ka Eesti Laulu, nagu tegi live streami, siis paar välismaalast tegid ja siis nende reaktsioon oli üpris lahe vaadata, kui Singer Vinger esines, sest nad ei teadnud temast midagi ja Hardi Volmer ei ole ka just kõige, tema on üks nendest, kelle kohta Mihkel Raud on öelnud, et inimene, kes laulda ei oska, aga laulab. Et ma usun, et Hardi Volmer ei solvu, et ma niimoodi ütlen ja Mihkel Raud ka mitte, et ma tema tsitaati kasutasin, et siis need välismaalased nagu vaatasid, mõtlesid, et mis asi see on ja siis, kui nad omavahel rääkisid samal ajal selle massikommunikatsiooni laul kõlas, siis nad ütlesid, lihtsalt ignoreerime seda, ütlesid vaatajale. Et ilmselt siis nad ei olnud pungi huvilised või nad ei saanud sellest laulust ilmselt aru ka, see oli ju eesti keeles. Et aga see oli minule väga meeldis, et Singer Vinger Eesti Laulul esines ja et minul ei olnud selle vastu midagi. Ja ma mõtlen seda, et kui juba Singer Vingerist juttu on, et mul tekkis see mõte ka ja ma küsisin ChatGPT-lt ka, et ilmselt tõenäosus on ilmselt see, et kui Singer Vinger läheks Eurovisioonile, mida ilmselgelt ei juhtu, ma ei usu nagu kuidagi samas öeldakse, et ära iial ütle iial, aga et siis peaks Hardi Volmer lõpuks oma laulusõnad pähe ka õppima, et ei saa neid maha lugeda niimoodi, kuigi minu arvates see tema stiil ongi just see, mis teeb see Singer Vingeri ja Päratrusti ja Turisti, kõik, mis selle bändi nimed on olnud nii lahedaks, just see, et Hardi Volmer on neid laule esitanud maha lugedes niimoodi, et see teebki just selle nii lahedaks, üks omanäoliseks, et ega seda igas bändis ei ole enam ikka lauldakse peast. Igal juhul seekord Eesti finaali ei saanud, aga pole hullu, küll me siin kunagi jälle ikka saame, nii et ma loodan, et Eesti ikka jätkab Eurovisioonil osalemist ja saab näha, ja kes teab, äkki tuleb see teine koht ka meil kunagi ära või äkki isegi võit kunagi jälle. Et igal juhul saab näha ja põnevusega ootama, ma ei tea, septembrit või detsembrit, millal need laulud välja tulevad, nii et läheb lahedaks. Aga seniks naudime suve ja olge terved, kuulame muusikat ja kes teab, võib-olla mõned juba äkki hakkavad juba praegu Eesti Laulule valmis kirjutama laule, mina see kindlasti ei ole, aga võib-olla mõni teine hakkab, nii et kirjutage. Ehk äkki näeme teid detsembris valikute hulgas Ringvaates või äkki Eesti Laulul või äkki isegi Eurovisioonil. Olge terved ja näeme jälle.